Kodanikuühiskond ei ole pelgalt sõnakõlks, need on need inimesed, kes märkavad, hoolivad ja tegutsevad. Täna tunnustatakse siin Toompeal Rüütelkonna hoones neid inimesi, kes on teinud nähtavaks hääle, mida me võib-olla muidu üldsegi kuulnud ei oleks. Olgu see siis turvalisuse, looduse, vaimse tervise või kogukondade hoidmise nimel. Kõige kaalukama tunnustuse ehk aasta vabaühenduse tiitli pälvis tänavu Feministeerium, organisatsioon, kes on juba üle 10 aasta seisnud võrdõiguslikkuse eest ning on olnud viimastel aastatel aktiivne ka seadusloomes. See andis meile täna kütust juurde, sest et 11 aastat seda tööd teinuna on väga meeldiv, kui seda tunnustatakse, seda märgatakse ja kindlasti see näitab, et kuhumaani me oleme nende teemade tõsiselt võetamisega jõudnud, et kui me 11 aastat tagasi alustasime, see oli veel enne mina ka MeToo liikumist, enne seda, kui Kersti Kaljulaid võttis seksuaal- ja koduvägivalla teemasi avalikult sõnaks, et selle 10 aasta jooksul on ikkagi palju muutunud võrreldes sellega, kus me alustasime ja kus me nüüd oleme. Mida peaks nagu edaspidi tegema, on nüüd nagu mõjutama seda, et kõik need lubadused, mida on antud, mida on ka Riigikogus antud, et me tõesti tegeleme, eriti peale seda Mäo juhtumit, jälle toimus aktiveerumine, hakkame nüüd tegema, nüüd võtame tõsiselt seda naistevastast vägivalda, et me hoiame seda kätt pulsil ja et me ei lase sellel jälle kukkuda kuskile pragude vahele, vaid et päriselt nendele lubadustele järgneks ikka teod. Lisaks organisatsioonidele tunnustati ka inimesi, kelle töö ei paista alati avalikkusele silma, kuid kelle panus on olnud eluliselt oluline, näiteks Ukraina sõdurite abistamisel. Kui mina sinna läksin, on sellest minu jaoks saanud ikkagi midagi väga isiklikku, et minu jaoks on need ikkagi sõbrad ja ma ikkagi täiesti poole kohaga elan seal, mul on ajutine Ukraina elamisluba ja nii palju aega kui vähegi võimalik oleme ikkagi seal, et ma täitsa elan ka koos Ukraina eriüksusega. Lisaks sellele aitan ma veel rindemeedikuid otseselt, nii et minu jaoks on see rohkem selline nagu isiklikum asi. Lihtsalt lisaks sellele kõigele muule, mis maailmas toimub, aga minu jaoks, miks see määravaks oli see, et ma kunagi soovisin ja tahan endiselt, et see sõda siia ei tuleks. Mida rohkem ma näen, mis seal toimub, seda enam ma tahan, et see siia ei tuleks ja kui Ukraina rinne püsib, siis on meil veel lootust. Kui ühe inimese missioon ulatub üle riigi piiride, siis teised inimesed seisavad siin samas kodus ja nende hääl on õige vali. Nüüd on küll natuke hääl ära. Et see on olnud üks uskumatu teekond. Ja mul on lihtsalt väga-väga hea meel, et see teekond täna sellises kohas on, et kool on heas kohas, vald on minu arust väga heas kohas. Jah, ei olegi väga palju sõnu. Aga ütle, kui palju peab tegelikult tööd tegema või kui tugev see hääl peab olema, et need otsustajad lõpuks ometigi kuuleksid seda? Kui aus olla, siis meil oli ikkagi väga selliseid musti ja masendavaid päevi ja selle teekonna jooksul, nii et see pingutus oli oluliselt suurem, kui ma oleks võib-olla ette kujutanud enne. Mõnikord sünnib aga kõige suurem muutus valdkonnas, kus keegi ei tohiks jääda üksi. Kujutlege vaid, et saate kõige mustema diagnoosi ja kogu teie maailm variseb kokku. MTÜ Onkoloogika loodigi selleks, et igal vähiga elaval inimesel ja tema lähedasel oleks toetav kogukond. Ma isegi ei taha öelda, et me oleme patsiendorganisatsioon, meil on nagu ökosüsteem ja ta väga selles mõttes, meil on väga hästi vastu võetud, muutusteks tegelikult on ühiskond väga valmis, patsiendi hääl on järjest rohkem kuulda ja soovitakse, et oleks järjest rohkem kuulda ja see on ka imeline nagu näha, et sellised avaliku sektori organisatsioonid, meditsiin, et me tuleme nagu kõik keskpõrandal kokku. Et ma arvan, et meil tuleb see aasta veel ilusam aasta. Kõiki neid lugusid ühendab vastutus, märgata, hoolida ja seista teiste eest. Just sellepärast annab kodanikuühiskonna tunnustusele kaalu ka riigipea kohalolek. Ega kodanikuühiskond on meil ju väga lai. Ma siin püüdsin loetleda ka oma kõnes ette väikese osa, kus meie inimesed tegutsevad ja paraku tõesti, eks auhinnasaajad on alati palju vähem kui vääriksid. Ja võib-olla ongi see, et me oma igapäeva kiires ju ei märkagi neid vabatahtlikke ja võib-olla siis, kui üks kord aastas neid esile tõstame ja püüniale toome, et siis võib-olla inimesed on rohkem tähelepanelikud ja hindavad ka igapäevaselt neid inimesi, kes panustavad meie riiki lihtsalt vabast tahtest. Kodanikuühiskonna aasta tegijaid ja vabatahtlikke tunnustati tänavu juba 30. korda. Ekspertidest koosnev komisjon valis laureaadid ligi 100 kandidaadi seast. Need tunnustused ei ole pelgalt soe käepigistus, vaid meeldetuletus, et Eesti ühiskond püsib inimestel, kes ei pelga mugavustsoonist välja tulla.